paar küsimust ainult. Mis tänase päeva õhtu jooksul kõige rohkem meelde jäänud? Kõige rohkem mulle meeldi jäänud see prantsuse bändi esinemine, see oli eriti kihvt ja tekkis just nagu prantsuse kabaret tunne nagu. Väga kõva oli nagu, sellest peast on väga eriline oli ja kuidas inimesed meeldivad siin, keda pildistada? Mulle just meeldib, et siin on väga hea interjöör ja hea bänd ja hea olukord, nagu see saab igasugusi nagu asju teha ja eriti kõva asi on siin WC-d, kas olete seal käinud ja seal saab eraldi sessioonid korraldada. Ma just palusin Palmodelli, et nad teeks seal mingi eriti kõva poosi nagu. Naljakas on, sest siukene tunne, et sa istud puubis ja mitte toaletis nagu ja keegi juba joob seal taga ja Kas te käite igal pool pidudel, et on teil... Ma käin ainult VIP-peodel ja seal, kus on väga nagu head. Aga on palju kogu aeg korduvaid nägusi, kas ära ei üta? Tegelikult on jah. See sõltub nagu peodest. Mõnedel peodel on üks seltskond ja siis teised peod on teine seltskond ja mõnikord nad nagu tulevad kokku ja siis need ja need on. Selge, aga aitäh ja head õhtut! Ja teile ka! Aitäh! Ehk tutvustate iseennast? Меня зовут Ольга, и я менеджер. Mina olen Tiina ja mina olen, kus ma olen ja kes ma olen ja kus ma tulen, aga ma tegelikult elan enamus aja Ameerikas ja meil lihtsalt tuli mõndade vähe üle mere ideedega sisse, et eks kõik paistab, kuidas see täpselt välja kukub, aga me oleme endast parima. Kuidas te ise olete siiamaani jäänud peoga rahule? Tänase avapeoga? Mina isiklikult olen alguses kuidagi kunagi ei tea, avapidu on selline riskantne üritus, et kutsuda on välja antud ja ikka natukene oled nagu närvis ka ja mõtled, et kuidas need kõik välja kukub, aga tegelikult mina olen täna nagu väga rahul, aga meie bänd on väga armas ja inimesi on nii palju ja tahaks kõiki tänada, kes siia tulid, et äärmiselt meeldib, siiamaani on väga hästi. Ja siis tahaks küsida seda, et palju teil unetuid öid on enne avamist olnud? No mitte enne avamist, aga eks ikka mõned ikka on olnud. Raske töö ja vaevaga tuleb ikka kõike teha, et me oleme oma hinge siia pannud ja loodame kõige paremat. Я хочу показать вам, у нас открылось новое место здесь. Все, что было раньше, далеко отличается от того, что сейчас есть. И буду рада видеть вас здесь, в нашем новом месте. Скажем, мы в дальнейшем планируем сделать здесь закрытое место, то есть это не будет для всех, для публики в общем. Это, скажем, для элитной публики место. И очень рада вас всех сегодня здесь приветствовать, кто пришел. И я думаю, что надо прийти посмотреть, не знаю. Что еще сказать? Mida te siin pakute rahvale? Скажем, наше место работает каждый день. Каждый день с 10 часов утра до 5 часов вечера. Это единственное хорошее место в городе, где можно покушать и горячее, и холодное, и суши, и выпить. Скажем, я думаю, людям понравится европейская кухня, которую мы предлагаем здесь. У нас самые лучшие повара суши здесь, в нашем месте. Так, наверное, Mis teile endale selle uue koha juures kõige rohkem meeldib? Ma arvan, et minu jaoks, mis mulle kõige rohkem meeldib, on siiamaani tegelikult see, et mul oli nagu oma imidž sellest, mis ennem oli ja kuidas ta praegu välja näeb, et on tegelikult täiesti erinev ja pakutakse hoopis nagu teistsugust meelelahutust, et ennem oli ta üks ja nüüd on ta nagu totaalselt teine ja muidugi kogu see sisekujundus ja menüü ja meie sushi on nagu nii imehea, et ma olen käinud ju igal pool ja näinud, aga siin ma olen ju 5 päeva järjest käinud söömas ja ma mõtlen, et midagi peab hea olema, kui 5 päeva järjest käid ühte sama asja söömas põhimõtteliselt, või no tähendab üldse sama siis. Ja meie joogid on ka väga head. On täna mingi välja kujunenud rahva lemmikjook? Mis on nagu rahvas kõige rohkem ostnud või mis on endale kõige rohkem meelepärane? Можно само мохито.
Mojito. jah, ma mõtlen. Mojito ja šampus. Šampus on pidupäeva jook. täna on meie jaoks pidupäev. millist rahvast te eelkõige ootate siia? Põhimõtteliselt me ootame lõbusaid ja toredaid inimesi ja päeval me oleme avatud lõunaks, et inimesed saavad lunch'ile tulla ja enjoy da ja et neil nagu meeldiks ja õhtul on avatud, meil on DJ ja pidu ja tants ja tore. Я думаю, те люди, кто читают ваш журнал, это именно наша публика. И поэтому им будет интересно сюда прийти, попробовать суши и послушать хорошую музыку. Mis meil veel on? Meil on tegelikult selle ukse taga on meil privaatruum, mida kõik, kes tulevad, saavad selle alati kinni panna või helistada ette või tulla ja küsida, kes on vaba, inimesed võivad vabalt, seal saab suitsetada, seal saab ennast vabalt tunda, nii et kõik telekad, kõik on seal sees, mis peaks olema. Palju sinna inimesi mahub? Ikka mahub. 10 jah, 10 või veel rohkem. Palju neid häid lambaid mahub ikka ühte kohta. Meile omale meeldib see, me käiksime. Ma just tahtsin öelda veel selle WC kohta, ma ei saa kohe üle ega ümber, et isegi prantslased ütlesid, et nad ei ole mitte midagi sellist nagu varem näinud ja see on üks asi, mis neile nagu raudselt meelde jääb. Meil on tore tiim. Meil on tõesti tore tiim. Me üritame teha selliseid üllatusi veel. Okei, väga tore. Nii et kõik tulge vaatama, mis üllatusi siit leiab ja toredat õhtut ja suured tänud teile. Okei, lähme teeme. I'm gonna walk right up to her gate, see if I can't get it straight, 'cause I need her. I'm gonna plead her. Oh, yeah. It's you, it's all, it's you, it's my baby. When you're acting lately, makes me doubt I'm a king. You still my baby. Oh, sees my flame, you're up, down, down, down. I'm thinking of oh, baby, I wanna love you like I love you should. Feel fine, so kind. I wanna tell the girl that you're mine. I'm gonna show this one. Right on the sun. So this way she's right. Feels fine, so kind. Tell the world that you know.
great balls of fire. Well, if you know